Mart, räägi, kuidas nüüd on puhkepäev ees ootamas? Kuidas seni läinud on? Väga hästi. Mis nagu seni selline päris keeruline on olnud? Keeruline. Ei olegi keerulist. Kõik on tore olnud minul siiamaani. Tehnika kestab ilusti, jah? Okay. Aga see palavus, millest te sõidate? Sellega harjub ära. Inimene harjub kõige. Nüüd saate natuke puhata, eks ole? Homme. Me läheme linna peale. Tom. No. Täiesti hull teema, räägi. Nii pikk jutt, et siin peab veel ise ka natuke aru saanud, kuidas üldse. Mis ime läbi siia täna üldse jõuti. Eile oli juba 2 korda saatsime signaali välja, et tegelikult et enam ei saa kõrbest välja, sest Sikkel lihtsalt ei läinud käima enam. Siis kõigepealt ei olnud juppe ja siis korraks on jupid ja siis läks jälle katki ja küll ma kõndisin kõrbes ja pikutasin kõrbes. Ja lõpus, ma ei tea, mingi vana jumala andis mingi asja, et viimast korda proovisin veel, et Siklit nagu remontida, ja õnnestus, et läks käima, et Sikkel oli pool mootorit oli liiva täis ja õli ei olnud ja katkistest juppidest 3-st ühest panin ühe kokku niisuguse, mis kestis täpselt 5 kilomeetrit ja siis pidi jälle Sikkel seisma pool tundi, et jahtuma. Aga lõpuks sain niimoodi, et sain juba liikuma veel ja sain siin sõprade käest või juba kellegi, kes siin veel eile kõrbes. Sain õli ja asjad, et sain liikuda, aga siis sain kuni lõpuni katsest veel 5 kilomeetrit oli lõpuni minna, et siis Sikkel suri täiesti ära, et ma ei tea, kas mootor või mis asi seal kokku läks, aga samamoodi pool maad läksin kõndides ja pool maad nagu üks mees, kellel oli bentsu vahepeal otsa saanud, andsin talle bentsu ja tema lõpuks tõmbas mind nagu finišisse. Ma ei tea, mis kella hommikul alustasime kella 5 või 6 ja jõudsin katse finišisse, kell oli 8. Et see vahepeal oli päris raske kõrbes, et siis praegu ongi niimoodi, et tund aega on vahepeal magatud, et tagasi sinna boksi jõudsin alles, kell oligi öösel kell 4, et kella poole 7 või 6 oleme juba jälle üleval, et praegu on kumm on üsna tühi, et nagu kõige tähtsam on see, et paned edasi, eks ole? Ja loomulikult, et see, kui eile oli 3 korda lootus kadunud, nüüd täna siin olles on veits on nagu ime. Kas boksid olid nööri otsas või? Boksid olin hoopis kohaliku auto kasnikus. Et see oli 400 kilti oli vaja tuua, et ära rääkida need inimesed õnnestus. Täna oli uus mootor täiesti juba vahel ööga vahetasime terve uue mootori, et praegu nagu toimib kõik ilusti, et lihtsalt ise olid väsinud. Ja nii tagant alustas ikka, et siis on nii palju tolmunud, et lihtsalt ei näe sõita, et lõpuni oli vaja tulla väga. Vaata, et sa magama ei jää nüüd siis tee peale. Võtta hästi rahulikult.